Tere pärastlõunat kõigile. Me alustame siis nõndanimetatud Partsi plokki. Ehk siis 3 ettekannet, mis on pühendatud suurele persoonile, Eesti moderntantsuse Elmeriitse Partsile erinevatest vaatenurkadest. Ja esimene kõneleja on Anneliis Maripuu, aga ma ei tutvusta sind sellepärast, et ma ei suutnud uskuda, et see, mis ma loen siit, on nagu õige. Ühesõnaga, kuna sa ikkagi ei ole päris tavaline ettekandja, vaid tänu sinule, ma arvan, on see, mis siin praegu toimub ja see, et me saame siia kokku tulla, kuulata asjadest, millest me teame vähe või üldse mitte, see on ikkagi väga suuresti sinu teene. Nii et ma pakun sulle võimalust, kuidas sulle meeldib ennast tutvustada. Tere, aitäh Kai, Tartu Ülikooli doktorant. Päriselt? Jah. Okei, see on kõik. See võtab hetkeseisu kokku kõige täpsemini. Mulle väga meeldis sinu ettekande pealkiri, see lisab sellise teise vaatuse dramaatikat või kulminatsiooni. Elmeriitse Partsi tõus ja langus, Anneliis Maripuu. Tervist, kas mind on hästi kuulda, et ma hoian seda distantsi praegu? Partsi surmast möödus ka nüüd selle augustil 50 aastat, olgu see siinkohal välja öeldud ja Nego surmast möödus oktoobris 50 aastat, nii et see oli natukene, see on see põhjus, miks me täna siin sel sügisel istume. Aga see selleks. Ühesõnaga, mina räägin teile Elmeriis Partsist ja minu jaoks on tema üks huvitavamaid tegelasi Eesti tantsukunstis, minu jaoks isiklikult. Tema looming muutus ajas märgatavalt, alustas 1920. aastal ja tantsis kuni 27. aastani. Ja mulle tundub, et oli otsinguline. Ja eriti huvitab mind Elmeriis Partsi ja Herman Kolt-Oginski ühine looming, see siis aastat 26-27. See oli julge, see oli kriitiline, see oli kriipiv. Midagi, mida ma ise tahaks tänasel päeval näha või mulle meeldiks. Ühesõnaga, nendest mõnest asjast on kahju, et me ei ole võimalik enam näha. Ja Partsis kõneledes saab kasutada sõna esimene mitu korda, ta oli justkui oma ajas ees. Pealkiri lubab, et kõnelen Partsi tõusust ja langusest. Ja tegelikult ei ole see pealkiri päris täpne, sest ma kõnelen Partsi tõusust ja langusest Eesti kriitikonna silmis. Et ma ju tegelikult ei tea, kuidas ta tantsis. Ma tean ainult seda, mida temast kirjutati. Ma tean ainult seda, et ta aastatel 22-24 oli väga kiidetud tantsijana Eesti kriitikute poolt ja 26-27 aastal vastupidi, et teda kritiseeriti. Ja peamisteks arvustajateks, võib-olla seda täna ei ole veel mainitud, toona olid kirjanikud ja teatritegelased, meil ei olnud tantsuarvustajaid. Aga need kirjanikud, ma pean ütlema, olid asjaga väga hästi kursis. Nii et see ei ole üldse nagu kuidagi mõeldud, see ei ole, et see ei ole halb, et need kirjanikud kirjutasid, nad teadsid, mida nad kirjutavad. Ja tõusust ja langusest kõneldes me räägin paratamatult ka ajastust või ühiskonnast või kriitikute ootustest. Nendele ootustele vastamisest või siis vastupidi ootuste petmisest. Nii et ma kõnelen täna muuhulgas ka sellest, et mis siis oli 20. aastatel mille eest sa said kiita ja mille eest sa said vastu päid. Minu ettekanne koosneb 4 osast. Proloog, tõus, langus ja siis epiloog. Ma kuidagi ei suutnud vastu panna sellele kiusatusele, et rääkida päris sellest, kuidas ta siis sai tantsijaks. Tsiteerin, lugesin 1913. aastal kusagilt ajakirjast välismaal olevast iluliikumisest. See haaras mind nii, et istusin rongil ja sõitsin Berliini. Nende ridadega algab minu jaoks minu meelest Eesti moodsa tantsu ajalugu. Lihtne, nagu toimuks see kõik tänasel päeval. Et see lause, selles kajastub mõnes mõttes tõesti see võib-olla see
lihtsus, mis oli nüüd omane just minu meelest Partsile, sest et ma arvan, et ma ei valeta, kui ma ütlen, et oli majanduslikult kindlustatud naine. Tal ei olnud neid probleeme, mis olid võib-olla Ella Ilbakul, Gerd Negol. Ta oli abielus Kaarel Partsiga, aga see tundub, et ei takistanud teda, et Kaarel Parts oli üsna toetav. Neil ei olnud bioloogilisi lapsi, oli 3 lapsendatud last, kelle eest kandis hoolt pereteenijanna. Nii et pole paha, päris äge. Ta oli hästi haritud naine, ta oskas mitmeid keeli ja see, et Saksamaale minek, saksa keel oli kindlasti tal suus. Ta õppis siis H.D. Kallmeieri juures Berliinis ja kui ta oma õpinguid alustas, siis 1913 ta ilmselt tõesti läks sinna Berliini. Oli siis 35-aastane, nii et kunagi ei ole hilja. Ja seejärel hakkas ta õpetama Tartus 1914 ja 1915 kevadel esines koos oma õpilastega Vanemuises. See oli siis esimene kord, kui Eesti naised esitasid plastilisi tantse. Ja tema õpilaste seas oli Ella Ilbak ja siin tekib ka selline huvitav need kolm nime, mida me oleme täna mitu korda kuulnud, Parts, Ilbak ja Nego, et Elme-Iris Parts oli Ilbaku õpilane, Ilbak oli mõnda aega siis Nego õpilane. Ei, vastupidi, õpetaja, ühesõnaga Elme-Iris Parts õpetas Ilbakut ja Ilbak õpetas Negot, vabandust. Ja kindlasti olete kuulnud ka seda, et 1919. aastal astus ta üles Salome rollis. Et tema õpingud seal Berliinis 1913. aastal, et tegu oli toona veel gümnastikaga, aga tantsuskeenet ei olnud ju veel välja kujunenud, nii et see gümnastika ja tants olidki väga nagu lähestikku. Kui ta nüüd 1920. aastal hakkab esitama soolotantse, siis saame rääkida tema soolotantsijanna karjäärist, et seda kava te olete korra näinud. See on 1920. aasta kava, kus ta esines koos vasakut kätt siis te ikka ei näe. Vabandust, aitäh. No vaata, paneme uuesti korra. Nii? On parem, eks ole? No ühesõnaga, siin ta esimene kava. Et algab tema soolotantsija karjäär. Ja tema repertuaar kuulusid sellel ajale tavapäraselt antiik-Kreekast ja Oriendist inspireeritud tantsud, et siin üks pilt, kus ta nii-öelda tantsib siin keskel, et antiik-Kreekast inspireeritud tantsu ja siis parempoolne foto, mida te näete täna 3. korda, kes on siin hommikust saati kohal, Oriendist inspireeritud tantsu. Neid fotosid ei olnud ainult üks, aga kuidagi täna me oleme kõik valinud just selle ühe foto. Nii et aastaid 1922 kuni 24 võib pidada kõige edukamateks, kui nüüd tugineda kriitikute hinnangutele. Kriitikute üldine suhtumine Partsi oli toetav ja tunnustav. Ja ma arvan, et rolli mängib ka see, et 1922. aastal täiendas ta Jutta Klamti juures Berliinis ja Jutta Klamt on tantsuõpetaja ja nüüd võime siis rääkida tõesti, et ta on saanud oma tantsuhariduse siis just Klamti juures. Klamt on tantsuajaloos üsna problemaatiline tegelane, aga ma tulen selle juurde tagasi ettekande lõpus. Kriitikute lemmikuks kujunes tants nimega erootika. See on 4. tants. See on siis uus versioon Salome tantsust. Tants mõjus ehtsana, kütkestavana, sütitavana. Siin polnud midagi võltsi, otsitud. See oli kunstniku hingest läbi käinud eneseavaldus. Oli kriitikud, kelle meelest ületasid Partsi oskused Ilbaku oskused. Ja ka tunnistasid siit kriitikud, et ka tehniliselt oli välismaal veedetud aja jooksul tantsijana oli edasi arenenud. Nii. Nüüd me jõuame languse juurde, sest et see on kõige põnevam osa. Ja mul on nüüd umbes 10 minutit veel aega. Ühesõnaga. No vot, väga hea, siis ma saan veel rahulikult mediteerida või niimoodi. Nii, langus. Aastad 1926 ja 20. Teil ei ole veel langust. Nii. Ei ole ette nähtud, jah.
okei, kuidagi, jah, vaatame, võib-olla, jah. Ja tema tantsupartneriks oli siis Herman Koltoginski. Jaa, see on hea mõte, võime pärast, ma proovin seda. Tema nime me oleme ka täna kuulnud. Tantsisid siis koos 2 aastat. Herman Koltoginski. Teda tuntakse ka kui Heigo Kolti või siis Herman Oginskit, et ärge laske end siis segada. Mina ütlen Koltoginski, et oleksid mõlemad perenimed, mida ta siis on aja jooksul kasutanud kasutusel või näha. Ta oli ka mõnda aega, ta nimetas ennast Koltoginskiks, et päris vale see otsus ei ole ehk. Koltoginski oli Eesti-Poola perest pärit noor andekas näitleja, kes oli saanud mõningat tantsuharidust endise baleriini käest. Nii. Partsi ja Koltoginski tantsunumbrid jätnud kedagi ükskõikseks. Tantsijaid kaitsvate ja ründavate arvustustega täitusid mitmed väljaanded. Ja nende toetajad olid veendunud, et tantsijad laiendasid tantsupiire. Vastased see vastu olid seisukohal, et tegu ei olnud mitte kunstiga, vaid tsirkuse või kabareega. Et siin me näeme ka, kuidas siis tsirkus ja kabaree on automaatselt midagi madalat, midagi mitte kunstipärast ja kindlasti midagi, mida ei tohiks tantsu või teatrilaval siis ei tohiks esitada. Et hierarhiad olid kriitikutel kenasti paigas. Ja Tartus käisid ringi kõlakad, et 27. aastal keelati Tartus kooliõpilastele nende etenduse külastamine, asi oli täitsa hull. Ja linna elanike meelehärm oli kuuldavasti nii tõsine, et plaanis oli segada etendust mädamunade, kaigaste ja kassi kontserdiga. Milles siis probleem oli, et nende vastaseid, et ma pean ütlema, et oli nii poolteed kui vastaseid. Arvustused on tegelikult enam-vähem 50-50, et ma arvan, et 7 kriitilist ja 6 positiivset. Aga need vastasleer oli tõesti väga vali. Et neid häiris nende tantsude erootilisus ja akrobaatiliste elementide kasutamine. Ja kui akrobaatiliste elementide, mille hulka kuulusid näiteks hundiratas, pea peal seismine, kukil, üks tantsija kandmas teist kukil, kui akrobaatiliste elementide kasutamise suhtes olid kriitikud üksmeelel, siis erootika osas see üksmeel puudub. Et kui üks kriitik ütleb, et pornograafia, siis teine ei mingit hädaohtu moraalile. Ühesõnaga, ma tõesti tegelikult ei tea, tänasest vaatepunktist on täiesti võimatu nagu kindlaks teha, kas tegu oli siis pornograafiaga või siis pigem sensuaalsusega. Et mulle tundub, et see erootilisus oli tükati vaataja silmades, et nii, ma saan kirjeldada lähemalt 2 tantsu. Sest infot on ju väga vähe ja see keskmine foto on masinatantsust, et siis kavas masin number 13, 1927. aastal siis pealkirjaga Masin. Ja selle kohta on natuke Meeta Vardja siis mainis seda ja kirjeldas. Tantsiti siis Maskis 26. aastal ja siis nad imiteerisid siis masinat. Ta on illustreeriv tants, kus suuresti kaasa aitasid ja õige sugereerivalt mõjusid viled, paukude lahmakad ja tantsijate jalgaluse suure plekkplaadi plärinad. Teine tants, ja ma arvan, et see foto, mida te näete paremal, võib olla seotud selle tantsuga. Et see foto avaldati Saksa ajakirjas, et seda Eesti meedias ei avaldatud. Teine skandaalsem tants oli Morphium B. Ja seal siis kujutati morfiumi meelemürgi siis mõju. Tsiteerin, raudse halastamatusega oli edasi antud morfiumi nõrgendav ja häivitav mõju inimkeha liikumises ja partneri väga heas vastupanuta meeleheidet kujutavas miimikas. Ja kõiki haarav õudus kasvas huvitaval kombel seda enam, mida rohkem tihenes valgus. Tants algas peaaegu täielikus pimeduses. Jubeduse tunda aitasid süvendada Oginski madujas kostüüm ja hingepiinu saate Flexaton, mille meeleheitlikult patune nutt käis läbi lihast ja luust. Voldemar Mettus. Ja ma olen nagu püüdnud ka nüüd aru saada, milles see probleem siis oli nende kriitikute jaoks, nende kriitiliste kriitikute jaoks. Et mis värk selle erootika ja akrobaatikaga siis oli, mis neid siis häiris, et mis selles akrobaatikas ise oli siis sedavõrd
mitte kunsti pärast. Et tantsijate suhtes olid kriitilised Johannes Semper, Rasmus Kangropool, ka Karl-Ast Rumor ja mõned siis anonüümsed kirjutajad. Et nemad olid veendunud, et tantsija ei tohiks laval rõhutada oma sensuaalsust ja kujutada midagi meelast. Samas see ei tähenda nüüd seda, et nad oleksid justkui öelnud, et tantsud ei tohi olla erootilised. See erootika iseenesest oli midagi ainuomast, et sellest ei olnud justkui pääsu, et see oli midagi, see erootilisus, mis on seotud selle paratamatult selle kehalisusega. Aga nad heitsid ette seda, et seda sensuaalsust või erootilisust sellest ei tohtinud nagu tantsus kujutada, tantsija ei tohtinud olla teadlik sellest, ta ei tohtinud kujutada midagi erootilist. Ta justkui, ta pidi lihtsalt seal võib-olla, jah. Jah, et see kunstis kasutatav keha pidi olema puhas, seksuaalsusest puhastatud. Ja see hea erootika justkui oli siis see, millest tantsija ei olnud teadlik ja positiivse näitena tuuakse Edith von Schenki, kellest on ka juttu olnud ja keda ka Karl Töpfer on mainis oma ettekandest. Ja siin on natuke minu jaoks ka tuleb see agentsuse küsimus, või kui ma nüüd seda asun tõlgendama, et kui ma olen teadlik või naine või tantsijanna, siis on teadlik oma erootilisus, sest ta tahab seda laval kujutada, sest et see on osa elust, see on osa tema elust, see on osa sellest maailmast, mis tema ümber on ja mida ta näeb. Ja kui see on selline teadlik otsus, mis on ka signaal või see märk sellest, et see naine või tantsijanna on teadlik oma seksuaalsusest, siis see on midagi halba. Kui see aga on, see erootilisus on nagu olemas, aga see erootilisus on olemas mitte seeläbi, et ma ennast erootilisena või sensuaalsena esitlen, vaid ta on olemas, kuna keha on erootiline, minu see materjal on erootiline, mida ma siis tantsus kasutan, vähemalt Johannes Semperi sõnul, et siis on see justkui see hea erootika, et ma ei tohi olla teadlik sellest erootilisusest, ma ei tohi seda nagu, ma ei tohi sellest nagu teadlik olla. Et see on nüüd, ma arvan see, milles see probleem natuke oli selles kehalisuses, nende konkreetsete mõnede kirjutajate jaoks. Ja see ei ole selles mõttes ka päris nagu laest võetud, et siin me näeme ikkagi väga tugevaid sarnasusi Rudolf von Labani ideedega ja tegelikult tõesti, kui lugeda Rudolf von Labanist tuleb juttu hommikul, aga et kui lugeda siis ja Gerd Negost, et nemad olid väga tugevat Labani mõju all ja kiitsid väga Gerd Nego ja seal oli see suhtumine erootikasse nagu väga polariseerus. Mis selle akrobaatikaga nüüd olid? Ja et akrobaatika alla siis loeti imiteerivaid, illustreerivaid mehaanilisi tantse nagu Masin nr 13 või Morphium B. Ja kõik see kuulutati mitte kunstiks. Miks siis? Ma tsiteerin ka, et mida siis ette heideti. Masin nr 13 kohta kirjutab identifitseerimata kriitik. Kunstilisest tervikust ei võinud enam juttugi olla, mingist elamuse arendamisest samuti. Üks liigutuste kompleks järgnes teisele nagu seltskondlikus tantsus. Alata oleks võinud üks puha missugusest, vahel jätta, lõpetada. Küsimus seisnes üksnes selles, kui tabavalt inimene oma liigutuses võib jäljendada masinat. Nii saab tants mõistusliku tehnika küsimuseks, kuid ühtlasi ka hingestamatuks, akrobaatluseks, hüppamiseks, tammumiseks. Ühesõnaga, nüüd mulle tundub, et milles see probleem oligi see, et see hing läheb kaduma, et kui see tants on illustreeriv, kui see tants on mehaaniline või reaalset elu imiteeriv, siis ta on seotud nii-öelda selle
jah, mõistusega, ühesõnaga, kui ma midagi tahan kopeerida, tahan näiteks masinat laval kujutada, siis ma pean selle dekonstrueerima, mis laval on, ja siis uuesti rekonstrueerima siis, eks ole, ma kasutan oma mõistust selle asemel, et tegelikult mida eeldati moodsalt tantsult toona 20-ndatel nende konkreetsete kriitikute poolt, et ma ühendun oma selle siseilmaga selle asemel, et ma ühendun oma selle alateadvusega ja et ma visualiseerin seda midagi, mis on peidul minu kui tantsija sees. Et see on selle illustreerimise ja selle imiteerimise, kopeerimise nii-öelda see et viga, ühesõnaga need kopeerivate tantsude viga, et sa võtad kasutusse oma mõistuse selle asemel, et siis kontakteeruda oma alateadvusega ja siis seda visualiseerida. Ja siis mulle samuti tundub, et probleem nende akrobaatiliste või nende kopeerivate, imiteerivate, illustreerivate tantsudega oli ka see, et reaalsed objektid tunnistati justkui mitte kõrge kunsti väärilisena. Et kõrge kunst peegeldab siis peidetud või sisemisi sfääre, ta ei tegele reaalse eluga. Et need siis minu järeldused või analüüsi tulemused. Ühesõnaga, et tõus ja langus. Et ma arvan, et see nende langus oli vähemalt minu see juhtumi uuring justkui näitab seda või osutab sellele ikkagi seotud vähemalt tänasest perspektiivist ju nende konkreetsete kriitikute ja seisukohtadele mitte vastavusega, et tõesti tegelikult neid positiivseid arvustusi oli isegi üks enam kui negatiivseid. Reeglina me siiski Elmeriis Partsi ei pea väga selliseks oluliseks figuuriks või selliseks avangardistlikuks, aga mulle tundub, et why not? Et tegelikult oli seal mulle endale tundub, et ikkagi seda ikka väga huvitav, mis ta tegi. Ja mul on veel üks slaid, ma mõtlesin eile öösel, kui ma seda presentatsiooni kokku panin, et kas ma selle näitan, aga mulle tundub, et ma pean seda ikkagi näitama. Et tõusulangusega ma lõpetan praegu ära, ma jõuan nüüd epiloogini, mis puudutab 30. ja 40. aastaid. Et Partsi tantsija karjäär siis lõppes, ma arvan, et esinesid võib-olla 28. aastal veel korra veel koos Oginskiga ja pärast seda Parts hakkab õpetab lapsi ja siis peamiselt loob stiliseeritud rahvatantse. Ta esineb ka lastega, aga ei ole midagi, ta ei tuurita enam ringi, ta on selleks ajaks 50-aastane kui 27. aastal, ma arvan. Ja selle 30. aastatega me ei ole väga tegelenud. Väga hea, okei. Et ja samas mulle tundub, et see ajastu on nagu ühesõnaga kindlasti midagi, mis väärib tähelepanu, et aasta tagasi tellisin Rahvusarhiivist ühe dokumendi, kus ta siis taotleb Saksa kodakondsust, et see oli teada, et ta seda tegi, aga ma ei teadnud varem, et mis ajal või kuidas see siis kaus täpselt välja näeb. Ja see leht, mida te praegu näete, et selle on allkirjastanud Jutta Klampt, kes siis ütleb, et jah, et Elmeriis Parts elab minu juures Saksamaal, ta on tegelenud õpetamisega või ta tegeleb õpetamisega. Ja Elmeriis Parts, see oli aasta 1941. Siis lubasin teile, et ma tulen selle Jutta Klampti juurde tagasi, et Jutta Klamptiga on see probleem, et ega väga saksa uurijad ei ole temaga tegelenud ega soovi temaga tegeleda, sest ta töötas tihedalt koos natsionaalsotsialistidega. Ja see ongi see küsimus, et mida ma viskan selle õhku, et lihtsalt mulle tundub, et Partsis kirjutades ei saa sellest mööda minna. Ta ei saanud Saksa kodakondsust. Ta emigreerus küll Saksamaale ja siis USA-sse, aga talle seda kodakondsust ei antud, mis ei olegi nii oluline. Aga jah, tõesti see, ma arvan, et ka see fakt, ja et kuidas nüüd tõlgendada seda fakti, et ma arvan, et ta ei mõjuta tema 20. aastate loomingut, aga tema tegevust 30-tel ilmselt juba küll. Aga jah, et see tantsuajalugu, et kui siiani olen tegelenud peamiselt 20-ndatega, siis nüüd muutuvad üha huvitavamaks need 30. aastad. Et ma ei tea, kuidas seda, mida sellest arvata, et ma ja seda peab ka nagu täpsemalt järgi vaatama, mida siis Parts 30-ndal tegi, aga mulle tundub, et seda fakti nagu
maha salata ka ei saa või oleks ka nagu vale, et ta on osa sellest tegelasest, keda ma siin täna, tema eluloost tähendab, mida ma olen täna püüdnud siin teile tutvustada. Aitäh!